tere, mina olen Sandra ja ma seekord räägin suve suuretendusest nimega Kremli ööbikud. Ma kuulsin oma healt tuttavalt sellest etendusest. Ma olin näinud etendust nimega Baskin, mis mulle väga meeldis samalt teatrilt. Ja mulle tundus, et see on midagi sarnast, et kuidagi lahatakse sellist nõukogudeaegset popfenomeni, nagu Eino Baskin oli popfenomen. Minnakse kuidagi isiklikuks ja natuke ka nagu riskantseks. Ja ma juba märtsis ostsin piletid ära ja ostsin ka öömaja Narva-Jõesoo meresuuspaasse, mis oli väga tore kokkuvõttes. Ja ma kujutasin ette, et see etendus on midagi sellist eksklusiivset. See oli hästi suur. Sõna otseses mõttes suve suurlavastus. See oli Kreenholmi sisehoovis, mis oli selline suurejooneline keskkond. Lava oli hästi hea ja ruumi kasutus, ma arvan, ka kiiduväärt. Aga see etendus ise oli rohkem selline nagu YouTube'i disko, et ma arvan, kõik on sellise meelelahutusega kokku puutunud. On mingisuguse peo, mingisugune staadium ja kõik tahavad panna mängima oma lemmiklugusid. Ta on selline nagu reegel väidetav, et YouTube'i disko puhul ei tohi nagu ühtki lugu nagu katkestada ja kõik peab lõpuni mängima. Et samamoodi mõjus Kremli ööbikud, et seal oli hästi palju nõukogudeaegset estraadi nii Jaak Joalalt kui tema kaasaegsetelt, mis kõik lood olid selline lõpuni esitatud, kõikuva kvaliteediga, sellepärast, et kõik need lauljad ja näitlejad, kes kehastasid nii Jaak Joalaid oli 3 selle etenduses, nad kõik ei suutnud nii hästi laulda kui osad, et see oli selline hästi kõikuv, et näiteks Anne Veski, ta võis laulda ka päris halvasti, aga samas need naisnäitlejad, kes teda kehastasid, nad näitlesid väga hästi. Ja Anne Veskiga olid seotud selles etenduses võib-olla isegi kõige liigutavamas stseenil. Anne Veski räägib Jaak Joalale, et tema ei viitsi minna seda ühislaulu, mingit agitpropagandat laulma, et Benno ütles ka, et ei ole vaja seda agitpropagandat teha, et alles oli üks ühislaul ja siis Jaak Joala saab teada, et teda ei olegi kutsutud. Et Anne Veskit kutsuti, Jaak Joalat ei kutsutud ja et see osutub selliseks legendaarseks lauluks, nagu ei ole üksi maa. See on kõik need tolleaegsed olulised lauljad kohal ja see on ka selline nagu YouTube'is olev video ja hästi palju ongi sellist nagu YouTube'i loogikat, et YouTube teatavasti pakub nagu välja laule, et sa vaatad ühte ja siis ta pakub juba järgmise, nad on kuidagi seotud ajastu ja esitajate ja siis ka kasutaja eelnevate valikute kaudu, et samamoodi ma sain aru, et see Hannina Rannina, mida mina olengi näinud kuulatavat ja vaadatavat ainult YouTube'i diskodel. Peas on nii-öelda tantsib üle ulla näiteks, et see Hannina Rannina on seal ja siis seal on nagu kõik võimalik tolle ajastu esinejaid ja laule ja hästi palju Jaak Joala laule vene keeles, ka lood, mida me teame eesti keeles, et ongi selline nagu live YouTube, et üks laul lõpuni, teine laul lõpuni ja nii hästi kaua, üle 3 tunni. Et seal seda lugu on hästi vähe, tema need interaktsioonid nende teiste lauljate või ka näiteks oma eks-abikaasaga, kes seal figureerib ja hästi nagu põgusaks. Ja see on sellisena natuke ka tüütu, seepärast sa vaataksidki nagu live YouTube'i või siis nagu näosaadet, et need ei ole kõik nii head lauljad seal. Ja siis seal on ka mingisugused väga-väga kahtlasi kohti, näiteks, et seal on nagu mingid korduvad stseenid, kus on nagu Natsi-Saksamaa kabareest pärit karikatuursed juudi tegelaskujud, kes siis nagu kuidagi viisi otsustavad Jaak Joala saatust. Ja ma lugesin ühte arvustust ja sealt ma sain teada, et need ongi mingisugused 3 olulist juudi mänedžeri, kes tegelesid Nõukogude Liidu artistidega, tippartistidega nagu ka Jaak Joala ja et neil oli oluline roll Joala elus, aga minul tekib see küsimus, et kas see on nagu päris okei näidata juute kui selliseid hästi karikatuurseid tegelasi kui juute, et see, et kes nad on ja mis nad teevad jääb absoluutselt arusaamatuks, aga sa näed, et nad on nagu vastikud ja nad on juudid ja et see on midagi sarnast nagu, et Postimees avaldab arvamusartikleid, kus räägitakse, et neegrid on lollid ja söövad siiamaani inimliha. Selliseid kahtlasi momente seal on, head on ka eriti lavakujundus ja see ruumi kasutamine.
kokkuvõttes on ikkagi selline tunne, et sa puutusid kokku sellise suvelavastuse haltuura rahamasinaga. Et kui sa mõtled, et seal oli umbes 2000 inimest ja kõige odavam pilet oli vist 25 eurot, et need tulevad päris aukartust äratavad summad. Ja seda enam ma imestan, et selles etenduses oli nii vähe näitlejaid, kes kõik kehastasid samu rolle, et need näitlejad olid võib-olla 2 käe sõrmedel kokku loetavad, oli küll 3 eraldi Jaak Joolat, aga samas need samad näitlejad, kes kehastasid Jaak Joolat, kehastasid ka teisi tüüpe. Ma arvan, et selle etenduse puhul ei olegi nagu tähtsust, et kas ma seda soovitan või ei soovita, sellepärast, et praktiliselt kõik piletid on maha müüdud, need on ammu ära ostetud. Ja ma arvan, et ka etenduse tegijatel ei ole kuigi palju vahet, kas need arvustused on positiivsed või negatiivsed, sellepärast, et need piletid on juba maha müüdud. Et juhul, kui eesmärk oli saada raha Tartu uue teatri ehitamiseks, siis ma saan sellest absoluutselt aru, see oli hea lükke. See on suurepärane keskkond, inimesed peavad minema Narva seda vaatama. See on selles Kreenholmi manufaktuuri sisehoovis, sa lähed üle silla, seal ongi Joala tänav konkreetselt. Ja see keskkond on päris võimas. Aga et kas seda tegelikult peab vaatama minema või kas sealt saab mingit suuremat elamust, et selles ma ei ole kahjuks kindel. Ja kui teile meeldis see arvustus, siis likeige, subscribe'ige, jagage. Ja järgmisel nädalal kolmapäeval juba uued teemad.